Statistika näitab, et vähemalt iga 3. internetikasutaja on alaealine. Tänapäeva ühiskonnas on juba lapseeas saamas rutiiniks internetis surfamine ja digitaalse sisu tarbimine. 2024. aastast kehtib juba tegelikult Euroopa Liidus digiteenuste määrus, milles on kirjas, et digiplatvormid peavad tagama alaealiste laste privaatsuse ja turvalisuse. Et seda määrust oleks parem täita, tuligi Euroopa Komisjon selle aasta suvel välja uute suunistega. Kui nüüd konkreetselt tuua mõned näited, siis näiteks peaks alaealise konto olema vaikimisi privaatne. See tähendab seda, et seda kontot näevad ainult need isikud, kes on kasutaja sõbralistis. Et see vähendab siis sellist soovimatut kokkupuudet võõraste inimestega, kes hakkavad võib-olla internetis alaealistega ja lastega kontakte otsima. Nüüd on ka parlamendisaadikute laual hääletus selle üle, kuidas muuta internetikeskkonda lastele turvalisemaks. Üheks esialgu kõige loogilisemaks lahenduseks oleks vanuse alampiiri kehtestamine sotsiaalmeedia kasutamisel. Selliseks alampiiriks võiks olla näiteks 16 aastat. Ma arvan, siin on probleem see, et need lapsed on esimene põlvkond, kelle vanematel ei ole seda kogemust, kuidas elada selles internetimaailmas. Ja seetõttu me siin rapsime ja teeme sellised otsuseid. Samas ettepanek ei ole halb, vaatame, kuidas liigub edasi. Lisaks sellele, et kehtestatakse vanusepiirang, tuleb asja ka kontrollida ja sellega seoses tuleb ka teha reeglid ja kontrollsüsteemid. Aga kas internetis saab üleüldse olla sellist asja nagu 100% turvalisus ja saab üleüldse seda kõike kontrollida? Ma arvan, et see väga ei tööta ja isegi kui see paberil kehtestatakse, siis alati leiab neid tagauksi see laps, et sinna sotsiaalmeediasse minna. Et on ju kõva vaidlus, et kas see on 13 või 14 või 16. No me teame, et lapsed on sotsiaalmeedias juba palju varasemalt. Kõik, kes me oleme lapsi kasvatanud, me teame, et ainult keelud ei tööta. Ja ma arvan, tänapäeva noored on nii nutikad, et kui neile midagi keelata, siis nad leiavad väga kiiresti võimaluse, kuidas ikkagi seda sisu vaadata. Ehk ma näen, et lahendus ei ole mitte laus keelamine, vaid lahendus on see, et tõesti võetaksegi tarvitusele kõik meetmed. Jaak Madissoni sõnul tundub eesmärk lapsi kaitsta õilis, kuid tema näeb siin ka suuri murekohti. Mida Euroopa Liit täna üritab teha, on see, et kontrollida iga inimese tegevust internetimaailmas, millega siis näiliselt tahetakse kaitsta lapsi, kes ei tahaks kaitsta lapsi, mille tulemusel enamus inimesi ka kas või TV3 uudiste vaated mõtleb, et loomulikult, et minu last tuleb ka kaitsta ja unustatakse võib-olla ära see, et kas me tahame anda riigile, kõikidele riigiorganitele, näiteks Kapole, Maksuametile õiguse ja võimaluse tegelikult saada tagauks ka selle ema-isa tegevuste internetimaailmas. Selleks, et internetis vanust kontrollida, on plaanis luua ka vastav äpp ja sel juhul tuleks ennast siis enne surfamist ka identida. Ta viibki selleni, et tekib üleüldine identifitseerimise kohustus kõigile. Peame ka meie hakkame teiega tõestama, et me oleme täisealised, kui me tahame võib-olla mõnele sotsiaalmeedia saidile või internetisaidile minna. Ja teine asi on, et digitaalne tuvastamine. Kõigil ei ole digi-ideed. Eesti on selles mõttes kindlasti erandlik riik. Aga kui me räägime Euroopa Liidu tasandist, siis paljud alaealised jäävad üldse tuvastamisest kõrvale, jäävad internetist kõrvale, jäävad online elust kõrvale, mis on nende suhtes diskrimineeriv. Meetmed nagu nõuda platvormidelt, et nemad kontrollivad, mis seal toimub, või näiteks noorte teadlikkuse tõstmine, millised ohud neid interneti sees ootavad. Lisaks peaksid ka lapsevanemad võtma vastutuse selle eest, mida ja kui palju nende lapsed internetis tarbivad. Praegu me hoiaksime neid teatud vanuseni vati sees ja siis, kui nad on 16, on nad kõigil avatud. Ma arvan, me peaksime pingutama selle nimel, et internet oleks kõigile turvaline. 15, 16, 17, aga ka 77 aasta vanustele. Keelustada tuleks parlamendi vaatest ka kõige kahjulikumad tavad. Seejuures on tähtis näiteks reguleerida kõike, mis on seotud reklaamidega. Nii tuleks reguleerida, kellele ja kuidas reklaame suunatakse, kui palju ja kuidas mõjutavad noori sisuloojad ning samuti tuleks sõltuvust tekitavate disainilahenduste ja hasartmängude olukord üle vaadata ning vajadusel karmimalt reglementeerida. Kuna me pole nende sotsiaalmeedia platvormite omanikud, siis selge see, et me ei saa siin midagi reguleerida. Me peame muidugi olema kogu aeg dialoogis nendega, et nemad ikkagi teeksid koostööd, aga peamine asi on muidugi haridus ja kriitiline mõtlemine ja sellega on probleem. Sellega on probleem mitte ainult lastel kusjuures, vaid ka täiskasvanud inimestel, kes vaatavad mingisugust tehisintellekti tehtud videot ja kukuvad seda kohe uskuma. Nii et see on palju laiem probleem kui ainult lapsed. Selle aasta 10. oktoobril teatas Euroopa Komisjon, et on algatanud esimesed uurimismeetmed, millega kontrollitakse digiteenuste seaduse alusel alaealiste kaitsemeetmeid Snapchatis, YouTube'is ja äpipoodides.
no ma arvan, et ega regulatsioon iseenesest pole halb, aga kui me ütleme nüüd, et see regulatsioon paberil toob lahenduse, siis ta lahendust tegelikult ei too. Et ma arvan, lahendus tuleb ikkagi sellest, et teha selgitustööd lastele, teha selgitustööd vanemate poolt, kooli poolt ja just mõista, et see kõik ei ole ainult üks huvitav, põnev, värviline ekraan, vaid seal taga on ka päris palju ohtusid lastele. Ja teisest küljest, kas me leiame tegelikult toimivad viisid, kuidas kõiki neid vajalikke meetmeid ka reaalselt ellu viia, sest me teame ju näiteks, et Euroopa Liidus ei ole ka ühtset digitaalse identifitseerimise süsteemi või platvormi, nii et isegi ilusate ideede osas ühel meelel olemisel paraku tihtipeale asi jääb selle taha, et kas me suudame neid häid ideid ka reaalses maailmas jõustada. Parlament nõuab lisaks ka Euroopa Liidu digiteenuste õigusakti ja tehisaru reeglite kiiremat jõustamist. Nõudmisi ja ideid on palju, aga kui palju reaalselt lastekaitseks ära teha saab, selles ei olda päeva lõpuks veel päris ühel meelel.